jah, sisetunne ütleb mulle, et see sügis saabki lõpp. Kas see lõpp on invaliidsus? On see surm? Seda ma ei oska vastata. Ma usun, et see võib juhtuda üsna septembri alguses või augusti lõpus. See võib olla liinis number 4, aga see võib ka olla liinis number 6. Hiljem Totoovis. Sest Taiwani tüvi on laiaulatuslikult kohal idabloki riikides, eelkõige Tšehhis, kus oli 35–44 aastast hulgas lai. Rumeenias on ta dominantstrain nagu Taiwanis. No lapse surm, kellel ei olnud mingeid haigusi. Ja Footis on ikka väga igapäevane või 50-ndates. Ja nüüd on praktiliselt iga päev keegi, kellel ei ole kaasa või haigusi. Taiwanis terve mees suri maha 2 päevaga poolikut all. Nii nagu meil siin kliinikumis 1 nädalaga oli kuitu. Naistel on šansid oluliselt paremad. Eriti 20-ndates ja 30-ndates. Aga nugade peale see asi läheb, enamasti kaldub elu poole. Ühtpidi on kergendus. Ei saa mind keegi enam maskiga piinata. Ka Saksamaa rongis nad ju näevad mul poolik nina. Või on varsti tõend, et ma iga liigutuse peale hakkan hingeldama lihtsalt ilmagi. See on ju fakt vähemalt kuid, mõnedel ka jäävalt. Teisalt ongi see jäävus raskem, füüsilised võimed ju venti all kaovad. Enn Veskimägi oli veel tubli, aga temal läks 2 years. Enne kui ta saavutas vana taseme. Ja ta on tervem, tugevam. See Taiwani tüvi on väga jask. Palju sõltub ka sellest, kui aktiivne on kiirabi. Loomulikult ma reageeriks väga kiiresti. Kui on vähimagi viitek krampidele ja palavik läheb kohe üle 39. Need on 2 kõige alarmeerivamast. Et te ju näete ise ka, kui järsult nad ära kukuvad, umbes nagu delta. No ega ta raskusastme suurt vahet ei olegi. No lihtsalt juhtumite arv peab olema 3-4 korda suurem, et sama palju haigla üle koomata. Juhtumite sisu on suhteliselt sama. Beebisid tapab ka, nii nagu deltagi tappis. Teismelisi ja 20-ndates ja 30-ndates on liba vähem, aga Fordis on asi sama kehva. Ja ka meil on juhitav lingamise suremus drastiliselt kasvanud. No eks ta närviliseks muudab. Muidugi muudab. Kui asi hakkab liiga palju nii minema. Aga ma siiski ei loobu. Ei vajadusel 4 minekust aura avamisest või kvartalist mõnes kirikukontserdist ma ei loobu. Kui maski sunnita, ma ei loobu. Ma ei karda enam. Köhi aga reageerimine sõltub riigi käitumisest. Kui ei saeta ja ei minda Saksamaa teed, siis ma hoian eemaldun. Kui saetakse nagu 3 nädalat tagasi, siis ma ei hoia eemale, teades väga hästi, millega see lõpeb, eriti ühistranspordis või auraveekusses, kus ventilatsioon on äärmiselt puudulik. No auras on see lootus, et köhi ja avastatakse ja nood ei julge tulla, aga number 4 tulevad. Või ka number 6 Karlova kooli. Lapsed tulevad koolist. See on ette teada plahvat selles vanusegrupis. Sest koolilastele see COVID ohtlik ei ole. Titadele üks tüvi natuke on. Aga ta ei ole ohtlikum kui delta. Titadel on ta delta. Jah. Tervetel teistele vanusegruppidele seal 5–20 on ta kahjutum kui delta kõvasti. Ja Fordis läheb asi lappama.
täna siiski julgustav märk oli see, et Rootsis oli küll 8 inimest intensiivi kukkunud mõne päevaga, aga viimne üks oli meesterahvas. Õigem on öelda meessoost, sest seal üks oli ka pisike. 1 30-ndates, 1 40-ndates, 2 60-ndates, 2 70-ndates ja 1 80-ndates papi. Ja naisi siira. Nii et üks nendest alaliinidest on väga meestekeskne. Rumeenias oli ka 2/3 kuni 3/4 isegi vanas eas meesterahvad. Aga viimase paar päeva on toimunud dramaatiline muutus. Ja ka Itaalia tütarlaps. 30-ndates My Age Group on olnud 1 ja too päev oli hästi palju meesterahvaid. Kuid nagu Taiwanis me oleme näinud, eriti Fortis, see ei pruugi nii jääda. Kanadas nägin seda mai alguses samamoodi. Kui 30-ndates surma oli väga palju ja enamik olid naisterahvad. Mõtlesin, et kas see jääbki nii. Okei, kui jääbki, aga ei jäänud õnneks. Aga selge see, et üks nendest pea 2 lastest on naistele väga avlas. Teda oli Austraalias pikalt. Tšehhis on ta alles. Üks surm oli väga young. Osades riikides on ta hävinud. Ja Rumeenias on nüüd sooliselt võrdseks läinud see asi. Kui enne olid ainult mehed põhimõtteliselt, siis nüüd on vastupidi. Aga siiski 30-ndates naisena ei ole mul mõtet topelt riske võtta. Sest see Taiwani mees, kes täna suri, oli 3 korda vaktsineeritud. Ehk süda ei pidanud vastu tõenäoliselt. Ja see on see, mida ma vältida tahan. Ma tahan välja tulla sellest nagu Enn Veskimägi. Kuigi sa võib võtta aasta voodist ratastooli tõenäoliselt sama kuudega. Olen kaua hingamisel endal on. Mõni on ju 3 kuud ka, 4 kuud. Ja peale seda läheb umbes sama kaua. Kui on 6 aega hingamisel, siis on loodus paari kuuga ja saad haigla toast välja. Muidugi lisaapnikuga. Ilma muidugi saa nii peagi veel. Pooled saavad küll lahti. Mida pikem on intubatsioon ja mida rängem on kopsukahjustus ehk viirusdoos, seda pikemalt läheb. Mõned ei saagi lahti. Aga loomulikult lähen esimese võimalusel meelevaldusele tagasi teatrisse, massiüritustele, igal poole. Lihasaigi Jüri Lehtmets ju käis kõikjal. Mis siia? Ja kui keegi küsib, et miks nii on, siis ma ütlen, et ma olen COVID survivor. Ja vähemalt ei saa keegi mind ahistada see talvena. Kevad varsti käes ja veed juba vulisevad ja me räägime ikkagi veebruarist märtsist ju.